tere, tere! Ka minu poolt. Mis siin siis on? Tegemist on kõige tavalisema mikrofoni võimendiga. Et miks ma seda tegin? Selle ma tegin sellel põhjusel, et mulle meeldib muusikaga tegeleda, laule kirjutada ja nii edasi. Aga kahjuks mul on professionaalne helikaart, millel ei ole mikrofoni sisendit. Ja siis ma üritasin teha enam-vähem head mikrofoni võimendit, et kannataks ka vokaali kodustes tingimustes salvestada. Et mis siin siis eripära on? Aga sul on mingi päris professionaalne mikrofon, ma vaatan, et see ei ole mingisugune tavaline, mingi odav mingi vidin. No näe, lugeda palju ta maksis krooni ajal. Oi, see on ju jõhker. No nii. Et tegemist võimendi on siis tehtud sümmeetrilise sisendiga, et kaabli mürasid minimiseerida. Ja lõppkokkuvõtteks ma sain tast vist -78 detsibelli signaalimüra suhte kätte. Et eripäraks on veel see, et on olemas nupp, millega saab võimendust reguleerida ja indikaator, et kui ma mikrofoni sisse lülitan ja räägin, siis ta näitab midagi. Et see on mul ära kalibreeritud sedasi, et nii kui skaala lõppu läheb, siis ta viskab selle piik valgustjoodi põlema ja see tähendab seda, et helikaart hakkab moonutama. Et salvestamise käigus ei oleks hea punases seda piiki lasta. Aga palju ta seal üldse nagu moonutusi nüüd tekitab siuke väike võimenda siin või on ikka suhteliselt puhas heli ikka? See on puhas heli, ma ei ole mõõtnud. Muidugi audiofiilidele TL074, vaat see põhikivi on siin. Räägi sellest skeemist ka natukene. Ehk tegemist on kaheastmelise võimendusega. Esimene on sümmeetriline sisendvõimendi, kus on sobitus ja esialgne võimendus umbes 10 korda. Siis pärast seda ta läheb helitugevusregulaatorisse ja pärast seda on lihtsalt teise opakaga võimendatakse uuesti üle. Aga miks mul siin 4 opakas on? Näete, siin on T74, siin on 4 opakas. Ülejäänud 2 opakat on kasutusel lineaarse alaldina, et alaldada seda signaali ja suunata siia levelmeetrisse ehk nivooindikaatorisse. See nivooindikaator ei ole tavaline, tegelikult ta on tavaline, mida kasutati Vene makkidel. Aga ma olen teinud siia juurde, kui kaamera saab näidata, siin 2 regulaatorit ja need huvitavad dioodid. Ma vaatan, sa oled sellised nõudeaegset elektroonikat siin ka appi võtnud. Potensomeetrid on kõik sellised, et 70-ndatest. Sellest, mida ma kuskilt kastidest leian. Laua peal on siin päris palju asju, jah? Selle asja eelarve on tegelikult 0. Ei, patareid ma ostsin kuskilt Trimist või ma ei tea. Patareid maksid. Oota, ei, pooleli skeem, jah? Jaa, skeemi pooleli, et mul on tehtud sedasi, et kui signaal on nõrk, siis indikaatoriga on sisuliselt paralleelis dioodid. Et kui signaal on tugevam, siis dioodid hakkavad avanema ja hakkavad selle indikaatori osuti liikumist piirama. Ehk ta reageerib, kui mikrofon on seal, reageerib ka suhteliselt nõrgale helile. Ja. Tõsõnaga lõpus, kui on heli tugevam, siis dioodid hakkavad piirama. Ja siis ta liigub nagu vähem. Ja. Mul on samal põhimõttel tehtud ka helivõimendil indikaatoril piiraja. Et sa võid hästi vaikselt seda tümakat kuulata, aga osutid vehivad päris korralikult juba. Et see on nagu see eripära. Ja, see andsid hea mõtte ka minu võimendale, mul on sama probleem kusjuures, aga ma... Et kolmas asi, mis siin on üks tavaline komparaator, kuhu signaal lastakse ka sisuliselt indikaatori detektori väljundist või alaldi väljundist, võrreldakse teatud tugipingega. Et kui see pinge ületab etteantud väärtuses, siis ta viskab selle punaseks. Ja, lülitab lihtsalt punaseks. 2-värviline valgustjood, mis on opaka väljundisse lihtsalt keskmise toitega, viskab ühtepidi või teistpidi, kas on üle või. Ja siia ma olen ühe lüüdi juurde pand, mis on positiivsest tagasisides, et vaata, kui nüüd karjud siia, siis ta on tükk aega pärast seda punane. Nii kaua, kui konde läbi dioodi ennast täis laeb. Aga kas siuksed eelvõimendid palju siuksed poes näiteks maksavad, oskad sa öelda või? Et sa võtsid selle ise ette, et palju sul selle peale aega läks? Aega läks mul selle peale päris palju. Nagu mul kolleeg ütles, et eile oli sul laiali, homme oli koos.
tegelikult ma ehitan neid asju suhteliselt kiiresti. Et mul on vaja töötuhinat ja umbes pool tundi kuni tund ja sest ma ütlen ausalt, ega ma selle skeemi pole veel maha joonistanud. Kõik on alles peas. Selle skeemi ma joonistan maha, ma lihtsalt tahtsin teha midagi ägedat. Väga kihvt. Väga kihvt. Aga okei, ega ma ei oskagi midagi tarka küsida, et ega sul ühtegi aparaati ei ole, millele seda järgi ühendada saab praegu? Saab. Seda oleks huvitav näha. Kas või arvuti kõlaritele, nii. Aga paneks korra vaatama. Nii, sa võid natukeseks selle kaamera kinni. 1, 2, 3, aga mul on ots lahti. Nii, see lugu on selle mikrofoniga tehtud. No, see on minu tavaline stiil. Ma olen Itaalia disko haige. Nii, laseme natuke edasi. Kas see Itaalia diskod oli lintmakilt või? Seega mitte. Okei. Siin on ka palun. Päris hästi. Tõesti puhtalt mängib sisse. Ei mingit krõbinat ega midagi.